et selline sünnikaardiga suhte loomine on ka selline pikk protsess, et ma olen enda sünnikaarti siin juba võib-olla 6 aastat jälginud, mõistnud, et selline individuatsioon või siis selline isiklik areng on elupikkune protsess. Et ma arvan, et ei piisa sellest, kui sa korra oma sünnikaarti vaatad ja need asjad läbi loed, sest inimesel on selline varjatud osa või me pidevalt arenema ja selline pidevalt siis iseenda sünnihetkega suhtes olemine, need põhiomadused või need elutee, mis me saame sellest sünnikaardist kaasa, et see on ka selline pidev protsess, et mina olen siin mitmed aastad oma sünnikaarti jälginud ja tulen selle juurde ikkagi aeg-ajalt tagasi, sest see aitab mind kuidagi ära tunda, minu tugevusi, minu nõrkusi ja siis muidugi transiidid, millele me täna siis siin palju keskendusime, et ma olen nüüd siin viimasel 3 aastal päris süvenenult enda transiite jälginud, mitte kogu aeg, aga võib-olla kord nädalas või vahepeal rohkem, vahepeal vähem, läinud ajaloos tagasi, vaadanud, et mis mul ajaloos, mis transiidid mul olid suurtel sündmuste ajal ja saab ka vaadata, et mis mind eespool ootab, et selline transiidid on võib-olla siis selle aastatark.ee-ga selline nagu see kõige olulisem osa ja võib-olla selle astroloogia puhul ka, et see transiitide jälgimine, see aitab ka meil siis nii nagu isikul areneda, olla teadlikumad siis sellest, et mis teemad meil hetkel käsil on, mis mõjutused meil on ja siis läbi selle saame ka teadlikumad olla, teha paremaid valikuid